Eelmisel korral rääkisin ma asendustegevusest, mis lastakse käiku siis, kui jutt läheb rändekriisile. Suuresti tänu meedia kaasabile hakkab olukord üha enam sarnanema karjapoisi kemplemisele. Mina hunti ei karda, aga sina oled argpüks. Mina kivikuningas, sina sitalabidas. Mina avatud ja salliv, sina aga kirves Eesti riigi pea kohal. Igaüks saab aru, et sellised jutud ei aita vähimalgi määral kaasa karja kaitsmisele hundi eest. Öeldakse, et enesekiitus haiseb, aga kui sellele lisandub veel teisiti arvajate mõnitamine, muutub lehk lausa hingematvaks. Kuna kivikuningaid endid vaevalt õnnestub ohjeldada, nemad on oma tee juba valinud, siis peaks meedia seda kindlakäelisemalt tegutsema, et lasta toimuda argumenteeritud arutelul, mitte ka piirduma skandaalimaiguliste avalduste tiražeerimisega. Vastutustundetus pole see omadus, mida neljandalt võimult oodatakse. Pealt näha on kivikuningatelgi omad argumendid. Lähemal vaatlusel osutuvad need aga vaid kaunisõnalisteks kattevarjudeks, mille taha end peidetakse. Loosungid ja soovmõtlemine asendavad ausat ja hädavajalikku arutelu. Tõde on meie poolel, väidavad nad, sest meil on õigus. Kui teised on halvad, aga meie head, siis ei saagi see teisiti olla. Nii taandubki kogu arutelu selle tõestamisele, kui halvad on nemad, nad teised, ja kui õilsad oleme meie. Ikka siltide kleepimise abil. Kivikuninga debatt on sama viljatu kui homoabielu. Et veenda inimest oma seisukohtade õigsuses, rõhutakse palju euroopalikele väärtustele, laskmata end häirida sellest, et tegelikult võideldakse ägedasti Euroopa ühe peamise põhimõtte vastu. Iroonilisel kombel eiratakse fakti, et Euroopa Liit koosneb rahvusriikidest. Kui aga kivikuningateks pürgijad peavad rahvusriike ohtlikuks düstoopiaks, ihaldavad nende hävitamist või kuulutavad, et rahvusriik saab võimalikuks vaid läbi etnilise puhastuse või koguni genotsiidi, siis sellega minnakse otsesesse vastuollu ühe tähtsa euroopaliku põhiväärtusega, Euroopa olemusega üldse. Kui ühe suure päevalehe juhtivtoimetaja kuulutab eestlased omal maal vaid etniliseks grupiks, siis paratamatult kasvab inimeste mure oma maa tuleviku pärast. Milliseks see tahetakse muuta? Vahend migrantide näol on taoliseks radikaalseks muutuseks olemas. Vaat siis, kes on tegelikult hirmu tekitajad ja ühiskonna lõhestajad. Igasugused katsed asju sisuliselt arutleda lastakse pikema jututa põhja. Kui sitalabitateks taandatud inimesed tulid möödunud aastal välja mõttega, et Eesti abi võiks olla suunatud põgenike kõige kaitsetumale osale, sõjaorbudele. Ja nii mõnigi sallimatu avaldas soovi neid lapsendada, heideti see ettepanek seda maid kõrvale kui sobimatu. Asi olla juriidiliselt ikka väga keeruline, pealegi ei osata ju kristlikes peredes lapsest õiget moslemit kasvatada. Muid põhjendusi mulle hetkel meelde ei tulegi, aga igatahes juttu sellest ettepanekust enam ei tehtud. Samas levivad teated, et Euroopas on suurte segaduste käigus kaduma läinud rohkem kui 10 000 lapsmigranti. Sellist stsenaariumi näitakse peetavat vastuvõetavamaks kui adopteerimist. Kui laps on kaotsi läinud, on see juba sündinud fakt. Juristidel pole siin enam midagi öelda. Mis neist lastest edasi saab, pole enam ametnike asi. Väga keeruline probleem on leidnud lihtsa lahenduse. Järgmisena tegid sallimatud argliku katse arutleda teemal, millisteks muutusteks
oleks meie ühiskond valmis. Kui tänavatel hakkaksid liikuma burkades naised, kas tunneksime veel, et elame omal maal? Kas oleksime valmis oma armsas ja harjumustepärases Eestis nägema selliseid drastiliselt silmatorkavaid muudatusi? Burka meie tänavapildis otse kui rõhutaks kivikuningate sõnumit. Harjuge uue normaalsusega, raisad, ärge sõdige paratamatuse vastu, idioodid. Mõttevahetust ei sündinudki. Arutelu tambiti maha põhjendusel, et see olla enneaegne. Meil polevat veel ühtegi pagulast. See oli küll sama hea jutt, kui väita, et suitsuandurit pole mõtet üles panna, sest tulekahju ju veel ei ole. Paljusid asju tulebki ennetavalt teha. Kas või sellepärast, et kui migrandid siia saabuvad, siis nad teavad, et on sattunud riiki, kus kehtivad sellised seadused. Kui hakata muutma seadusi siis, kui nad on juba kohal, võidakse seda tõlgendada vaenuliku akti või tagakiusamisena. Ja küllap juba tagantässitajaid leidub, kes tulijais mässumeelt õhutavad. Seda näitas hiljutine juhtum, kui esimesed Eestisse saabujad kohe selle sama riigi vastu kohtusse läksid, kes neile suuremeelselt ulualust pakkus. Meedias tambiti aga murust madalamaks poliitik, kelle arvates võiksid vastuvõetud inimesed olla Eestile tänulikud. Kriitikute koor kuulutas häälekalt, et migrandid ei tulnud siia mitte oma tänulikkust välja näitama, vaid oma õigust taga nõudma. Me oleme Tallinnast, me nõuame. See fraas kisub igal filmisõbral muige suule. Nüüd aga selgub, et Tallinna asendamine mõne muu kohanimega muudab konteksti sedavõrd, et asi on naljast kaugel. Vähemasti eeldavad ütlejad, et neid peaks tõsiselt võetama. Taolisest hoiakust on näha, et mitte migrantidelt ei eeldata kohanemist siinsete oludega, vaid hoopis meile tahetakse peale suruda tulijate kombeid. Selle nimel on käiku lastud kõikvõimalikud trikid, kuni sinnamaani välja, et burka kandmist ei saavat keelata, kuna see olla Koraanis ette nähtud. Kuigi too väärarvamus sai sedamaid ümber lükatud, ei muutunud sellest midagi. Jäik vastuseis ei püsima, kui ei leia sobivaid põhjendusi, võib vastu olla ka vaikides, ilma mingite argumentideta. Aga kui vaikimine muutub juba väga piinlikuks, võib ka lihtsalt mõnitama hakata. Ja sel moel nii mõtet ennast, kui selle väljaütlejat naeruvääristada. Sotside ninamees Ossinovski irvitas avalikult Justiitsministeeriumi üle, et see tegelevat moeküsimuste reguleerimisega ja soovitas ministril burka kandmise asemel hakata keelama sokkide kandmist koos sandaalidega. Sellised toredad sotsialistlik-demokraatlikud argumendid. Vikerraadio arutelusaates mainisid asjaosalised nagu mööda minnes, et burka küsimus olevat vaid vahend IRL-i langeva reitingu tõstmiseks. Mõnitav oli ka Marianne Mikko märkus, et burka kandmise reguleerimine olevat võrdne liiklusreeglite kehtestamisega kuu peal. See laia suuvärgiga naisterahvas on juba pidanud oma väljaütlemiste pärast vabandama. Aga vaevalt, et tema vabandus olukorda siis enam paremaks muudaks, kui meie linnapildis hakkavad silma torkama radikaalse islami märgid. Aga just seda burkad endast kujutavad. Euroopa kogemus ütleb, kui mingis linnaosas hakkab vohama burkade kandmine, on see kindel märk antud piirkonna radikaliseerumisest. Kohaliku imaami külvatud seeme kannab vilja. Torpedeerides burka kandmise küsimust valmistab sallijate leer seega ette pinnast radikaalsuse levikule meie ühiskonnas. Kui vaadata, millise innuga on nad asunud ühiskonda lõhestama, siis võib asjade selline areng neile igati sobida.
Ideoloogiatest puutumata jäänud inimeste jaoks just siit piir jooksebki. Nad ei pea võimalikuks olla sallivad islami fundamentalismi maale toomise suhtes. Ega nõustu ka sellega, et avatuse kivikuningad neid mingite sitalapidatena kohtlevad. Meie maa saatus pole veel kaugeltki ette ära otsustatud. Seda, mida agitaatorid nimetavad paratamatuseks, on veel võimalik vältida. Ja just praegu on otsustamise koht. Tuleb öelda otsustav ei nii ühiskonna lõhestajaile kui ka nende hukatuslikele plaanidele.